Aga mis te toitumistrendidest üldse arvad? On paastumised, on, ma ei tea, ketodieedid on? Mis paastumist ma soovitan? Ma soovitan väga öist paastumist. Ja, et öösel ei söö. Ja, täpselt, et meie keha tegelikult vajab puhkust, et me ei sööks 3-4 tundi enne magamaminekut. Seda ma väga soovitan, et inimesed võiksid mitte süüa vähemalt 12 tundi öösel, 13 tundi, et see on nagu ülihea. Et meil tekivad kehas sellised reaktsioonid, et kui meil ei seedi toitu, siis keha hakkab puhastama vanu rakke. Ja sa saad selle võrra nagu tervemaks, ajurakud, keharakud, kõik halvad rakud, et see on nagu hästi oluline tegelikult. Ma olen käinud nii palju seminaridel, loengutel, kus kõik arstid seda räägivad aastast aastasse, et see on üks oluline, aga pikaajalist paastu ma ei soovita absoluutselt, üle 2 päeva kindlasti mitte, sest näiteks kui ma ütlesin sulle, et meil on nagu valgud hästi olulised meie kehas, aminohapped, siis meie aminohappete depoo lihastes on ainult 200 grammi ja see saab 2 päevaga otsa ja siis hakkab keha sinu enda lihasvalku sööma. Et see ei ole üldse hea, et sa teed pikka paastu, see lõppkokkuvõttes see su keha koostise halvemaks, see pikk paast. Ja ketodieet on jälle hästi küllastunud rasvhapete dieet, et see on jälle näitustatud, kui on leptikud, selles mõttes haigetele, see on arsti järelevalvel, mitte tavainimesele. Ja gluteenivaba dieet on jälle see, kui sul on probleem, tsöliaakiat, siis küll, aga mitte niisama. Ta ei tee su selles mõttes nagu tervist paremaks, kui sul on probleem, siis kindlasti. Et pigem ikka tasakaalustatud toitumine, aga kui sa ütled, et 3-4 tundi enne magaminekut ei tohi süüa, kuidas mul hommikuga on? Millal ma tohin süüa hommikul? Aga siis, kui ärkad üles, jood klaasi vett ja kui sa jood, kuidas sinu rutiin on ja siis sa söödki kohe. Et see on, seal ei ole mingid piirangud. Okay. Sest tegelikult meil on ju biorütmid. Siis ma olen õigesti teinud kõike. Et meil on ju kehas biorütmid, et hommikul meil keha hakkab tööle, keha tahab süüa kütust, me lähme kooli, tööle, trenni, meil on vaja süsivesikuid, et energiat saada, et kui sa üldse kehale energiat anna, siis ongi, et sul tuleb jälle mingi raske olukord, lapsel koolis saab õpetaja käest, tuleb ootamatu kontrolltöö, ta aju ei suuda mõelda, sul ei ole ajul lihtsalt energiat ja sellepärast ongi, peame hommikul sööma. Et pigem mitte see paastumist hommikusse lükata, ära söö õhtul. Ja, aga hommikul hakka sööma. Okei, aga kõige kokkuvõtlikuks siis selline küsimus, et kui sul oleks inimestele jagada üks toitumisalane soovitus, siis mis see oleks? Söö regulaarselt 3 korda päevas ja kui sa soovid vahepalad, siis võta vahepalad. See on nagu üks asi. No, väga hea. Ja siis jälgi taldrikureeglit, joo vett ja liigu. Et need on nii lihtsad tegelikult, aga päris elus on, vahest tuleb välja, vahest ei tule välja, et täitsa oleneb, et kuidas sul see elutempo on. Aga sellest, kui seda järgid, siis on väga hästi.